ma võib-olla ütlen alustuseks siis kõigepealt paar sõna, et siin on suure tõenäosusega mõni osaleja, kes äkki on esimest korda meie klubis, nii et kõigepealt mina olen Eke Sööt, Change Partnersi juhtivpartner ja Change Partners ise on siis suure kogemusega konsultatsiooniettevõte, partneriks juhtkondadel ja organisatsioonidel muudatuste elluviimisel, aga mitte ainult tegelikult, ka strateegia väljatöötamisel, kultuurimuutustes ja juhtide arendamisel. Ja no meie motoks või missiooniks on tegelikult aidata organisatsioonidel saavutada siis oma eesmärke ja ambitsiooni mõlemat silmas pidades, et ühest küljest olles tõhus ja teisest küljest hoides inimesi, et see paradoks hästi lahendada. Ja Liis, äkki sa ütled siis, mis see muudatuste klubi on või miks me seda teeme? Ja mina tahtsin just selle jätku sulle sinna missioonile öelda, et see missioon ongi selle jaoks vajalik, et projektid õnnestuksid, muudatuste projektid õnnestuksid kiiremini ja tõhusamalt ja tegelikult seetõttu me oleme ka selle muudatuste klubi juba paar aastat tagasi kokku kutsunud, mis on siis tõesti mõeldud see klubi igale ühele, mitte ainult nendele, kes on mõnel meie programmis või koolitusel osalenud, aga tõesti igale ühele, kes huvitub sellest või kuidas siis toime tulla üha rohkemate muutustega oma organisatsioonis, et me teame ju, et mitte organisatsioonid ei muutu täna kiiremini, vaid ka väliskeskkond meie ümber on sellises muudatuste keerises ja me tahame siis tuua või teadlikustada seda, et ka muudatuste juhtimine võiks olla sama süsteemne ja struktuurne, kui näiteks seda projekti juhtimine on, et aidata siis inimesed muudatustega kaasa. Et selleks see klubi siin on. Ja tänase korra külaline, väga hea meel on tutvustada Ivo Suursood. Suur aitäh sulle selle aja eest, et oled siin meiega liitunud ja valmis oma kogemust jagama. Ivo on siis IT-ettevõtte Oiksio Grupp juhatuse esimees, mida veel kindlasti tahaks öelda su kohta, et selline eestvedamine nagu majandusleppe ambitsioon. Ambitsioon on valik, et selle üks algataja. Et aasta juht 2024, palju õnne sulle, Ivo, selle väga võimalus aasta juhi käest kohe mõtteid täna kuulda. Innovatsiooni eestkõneleja samamoodi kindlasti, nii et on olnud rõõm sinu meeskonnaga koos või teil toeks olla siis ühe muudatuse kavandamisel, mille lugu sa täna meile avada. Võib-olla sissejuhatuseks ütle paar sõna selle kohta, ma arvan, mis osalejaid ka hästi huvitab, et mis teeb juhist aasta juhi? See on hea küsimus, aga ega need kategooriad olid tegelikult üsna selged, aga väga paljuski subjektiivsed on ju, et organisatsioonil peavad olema ette näidata mingid arengutulemused, teiselt poolt oodatakse juhilt kaasalöömist siis ühiskondlikus tegevuses. Ja see lugu, mida ma täna räägin, ongi eelkõige siis seotud sellega, et mida me organisatsioonina oleme teinud ja teiselt poolt siis see ühiskondlik panus on minul olnud, et ma kuulun valitsuse teaduse, arendus- ja innovatsioonipoliitika nõukokku, mis siis nõustab peaministrit ja mida peaminister juhib. Ja siis Tööandjate Keskliidus olen vedanud innovatsiooni käivituskoda ja aktiivne ka siis Eesti Infotehnoloogiate ja Kommunikatsiooni Liidus ja teinud tõesti paar sellist projekti, mis ei ole seotud ainult üksikute liitude, vaid siis tegelikult ettevõtlusorganisatsioonide üleselt, et nendest on siis nagu innovatsiooni sellise võimekuse hindamise mudeli loomine koos Tartu ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega, mis on leitav innotrepp.ee lehelt. Ja siis tõepoolest hetkel siis proovime saada erakondi kõiki ühele pildile, et sõlmida siis Eesti nii-öelda majandusleppe, nagu me selle sõnastanud oleme, kus me lahendame seda probleemi, et tegelikult see ühiskondlik taju ja võib-olla see taju siis ka avalikus sektoris ei ole nii tugev, et majanduse edukus või õigupoolest Eesti riigi hakkamasaamise edukus sõltub edukast majandusest. Et kuna rohkem kui 85% meie riigieelarvest on seotud tarbimis- või tööjõumaksudega, see on otseselt seotud sellest, kui hästi läheb ettevõtetel. Väga olulised sõnumid. Väga põnev ja kohe ise tahaks rohkem selle aasta juhi ja nende sõnumite kohta rohkem kuulda, küll aga täna me oleme siin
ette valmistanud või läbi mõtlemas ühte teie Oiksu grupi enda muudatust, et rääkida siis seda muudatuste juhtimise külje pealt ja tõesti, kellel küsimusi, kes enne ei kuulnud, et olge hääd, pange sinna chati, võib ka aastajuhi kohta olla need küsimused ja pärast siis või vahepeal siis võtame neid vahele. Aga võib-olla sa, Ivo, siis tulles nüüd selle muudatuse juurde, mida te siis oma Oiksu grupiga viimasel aastal olete läbi viinud, et natukene räägi sellest, nendest põhjustest ja milliseid neid organisatsiooni aspekte siis see puudutas, et lähme siis nüüd selle konkreetse projekti juurde. Ja, et tõepoolest, et ma jagan siia taustaks oma ekraani ka, et mõnda aspekti võib-olla on hea visuaalselt jälgida. Ja see stardipunkt meie jaoks õigupoolest oligi see, et meil oli enne siis grupiks moodustumist olime me 3 eraldiseisvat ettevõtet 2 kaubamärgiga, mis kõik toimetasid infotehnoloogia valdkondades. Ja see tähendab seda, et need organisatsioonid loomulikult erinevad kompetentsid erinevates valdkondades, erinevad turud ja keeled, kuna üks ettevõte on Leedu ettevõte ja loomulikult selle kõige taustal väga erinevad kultuurid. Ja ainukene see, mis siis neid organisatsioone sidus, oli siis seotud omanike struktuur ja selge arusaamine, et kuskil ühel hetkel võiks olla selles infotehnoloogia arengus selline hetk, kus see konvergents läheb nii palju tihedamaks, et need valdkonnad hakkavad omavahel rohkem põimuma. Ja see, mida sai siis ka nii-öelda töötajatele välja öeldud, et me tegelikult oleme sünergiaid otsimas. Me oleme nende organisatsioonide vahel sünergiaid otsimas. Ja see, mida siis me otsisime, oli see, et kuidas siis seda, et need struktuurid on omavahel omandisuhtena seotud, et kuidas seda siis klientide ja töötajate heaks tööle panna. See oli põhimõtteliselt see lähtepunkt. Väga hea. No siin korra siis peatuks ja testiks korra ka meie armast publikut või osalejaid, kes praegu kuulavad ja enne kui me kuulame Ivo enda väljakutsetest ja sellistest sammudest, mida oli vaja ületada ja kuidas inimesi kaasa tõmmata ja kõike seda, siis korra põrgataks selle palli tagasi osalejatele ja me oleme ette valmistanud ühe Poll Everywhere'i küsimuse. Ja see küsimuse ma panen teile ekraani peale, aga see on nüüd mõeldes siis teie enda muudatuste peale, et mis on teie jaoks, mõtlete oma organisatsiooni, oma projektide peale, et mis on teie jaoks olnud kõige suuremad takistused muudatuste õnnestumisel. Ja ma panen siia ekraani peale ka selle Poll Everywhere'i lingi ja nüüd te peaksite siis kasutama oma telefonis kas siis seda QR-koodi, mis siin ekraani peal on ja siis see küsimus teile siia ette tuleb koos valikvastustega või siis minema oma veebilehel siis pollev.com/EKS322 ja saate sellele küsimusele vastata korra lihtsalt põrgatamiseks ja mõtte nii-öelda käima saamiseks. Ivo, sa saad ka võib-olla valida siis oma variandi siin, et oleks huvitav kuulata. Ja ütlen siia vahele ka selle, et tegelikult me väga hea meelega võtame küsimusi jooksvalt ka, nii et või chatis just siia võib panna või siis ka mikrofoni avada, et see oleks dialoog. Ja vaatame natukene, ootame, et inimesed saavad siis siia Poll Everywhere'i sisse. Ma näen, et see kenasti töötab. Siin on A ja C ehk siis see ebapiisav kommunikatsioon ja struktureeritud muudatuste juhtimine tuleb siia esile. Ebapiisav kommunikatsioon, et hetkel juhib. Ahah, ja ressursid tulid ka juurde. Mina tihti ütlen, et üks selline ressurss, mida meil tihti ei ole, on inimeste tähelepanu. Ma ei tea, kuhu alla see läheb, aga et üha rohkem on raskem saada tähelepanu. Et üldse hakkaks mõtlema inimesed, et miks see muudatus vajalik on ja teadlikustaks seda. Väga hea.
Nii, ma korra küsiks Ivo sinu käest ka kommentaari, et kui sa peaksid nüüd valima, et võib-olla see on hoopis midagi muud, et tüüpiliselt, et mis need takistused on sinu jaoks olnud? Mina täitsa siit nimekirjast valiks ka B, et tüüpiliselt ongi see, et ütleme, et siis kandikul on kogu aeg palju asju ja alati tahaks veel rohkem teha. Et ja see on, ja ma olen kuidagi nagu tunnetanud, et see on, noh, kuna me oleme ise ka väga sageli teeme projekte klientide juures, siis väga sageli kuuleme ka, et sellist management power'it jääb puudu, et teemasi on väga palju laual ja see on see, mis takistab ka organisatsioone siis tegelikult edukalt kiiremini edasi liikumist. Kas seal on ka mingisugused lahendused olemas või siuke tüüpiline hea trikk, mida siis kasutada? No, kindlasti natukene ka võib-olla seda tüüpi lahendused, millest me siin täna veel räägime ja eks ta ongi prioritiseerimine ja siis süsteemne juhtimine. Suurepärane, aitäh, lähme siit edasi. Ma ütlen ka, et need tulemused on üsna sarnased sellega, mida me siis tegime. Kas SEKE oli juba 2022 muudatuste juhtimise uuringu ja küsisime osalejate käest sedasama küsimust uuringus osalejate käest ja see ebapiisav kommunikatsioon ja struktureeritud lähenemine ja kõik need tegelikult tulid suurepäraselt välja, et ka need on ikkagi järjest enam väljakutseteks. Noh, siis vaatame, et mis siin siis aitab või mis siis seda lahendab. No ja, et palju paralleelseid muutusi ka, nagu Ivo praegu välja tõi, et siit olekski võib-olla hea edasi minna. Mind huvitab kohe esimese küsimusena tahaks su käest, Ivo, küsida nüüd seda, et selles samas kontekstis, kus on palju neid muutujaid korraga, et mis oli see, mis aitas teil sellist selgust edu definitsioonis ja selles probleemis endas sõnastada, et luua, et mis probleemi te lahendate selle muudatusega ja ma mäletan, et üksjagu oli tegelikult arutelu sel teemal juhtgrupis ka, et kuidas te seda tegite ja jõudsite siis selle sobiva selguseni. See muide on üks põhjuseid ka, miks muudatusi tihti on keerukam teha, et ei õnnestu saada neid juhte üldse joondatud ühele eesmärgile. Jaa, absoluutselt, et võib-olla ma isegi tuleks veel nagu ajas tagasi ja ma jagaks selle vastuse kahte plokki, et kõigepealt on see, et kui me mõtleme, et seda, et iga selline hea muudatus nõuab teatavat nagu küpsemisaega, siis meie jaoks oli hästi oluline tegelikult sisuliselt 2 aastat enne muudatuse nii-öelda käivitamist algas see ettevalmistustsükkel ja see algas sellega, et kuna meil olid erinevad organisatsioonid, siis me ühildasime nende organisatsioonide strateegiatsüklid selleks, et nende nii-öelda üks strateegiatsükkel lõpeks 2023. aastal ära ja et me sellest aastast saaks siis ühise strateegiaga jätkata. Ja sai siis nii-öelda sisse hakatud müüma juba 1,5–2 aastat enne sellist võtmejuhtidele sellist arusaamist, et see, mida me tahame luua, on ühise väärtuspakkumisega konsortsium, mis siis looks suuremat väärtust nii klientidele kui ka meie endale. Ja hästi oluline oli selle juures siis tegelikult mõtestada lahti ka seda, et mis on see strateegiline vorm, kuidas me seda tegema läheme ja me tollel hetkel sõnastasimegi selle selliselt, et me nii-öelda nagu piiritlesime koostöö ulatuse ja mõju ulatuse siis nende organisatsioonide vahel ja siis valisime välja, et see ei ole klient-suhe, see ei ole partnerlus, aga see ongi, et ühistöö, me läheme otsima päris sellist ühistööd. Ja loomulikult tegime kõik need klassikalised SWOT-id ja sõnastasime siis nii-öelda uurimisküsimuse, et kas siis turuvõimalused ja klientide vajadused õnnestuks kokku panna selliselt, et tekiks ühelt poolt iga ettevõte otsib nagu eristuvat konkurentsieelist, aga samal ajal ka siis nagu sisemist efektiivsust. Ja siis, kui me sellesse mängu juba päriselt sisse läksime, siis loomulikult inimestel esimesel hetkel tekib selline tunne, et aga äge, et see on brändingu projekt. Et otsime ühise nime ja paneme logo ja tehtud ja sellest
piltlikult öeldes sai ka esimene projektiplaan oli selline brändingu projektiplaan, aga me tegelikult saime aru, et meil oli taustal loetelu laiema ringi teemadest, mis kogu selle muudatusega kaasnevad. Ja no see oli ka see hetk, kui me siis nagu Change Partnersi kaasasime ja oma muudatuste tšempioni koolitasime, kes siis nagu aitaks nagu seda muudatuste protsessi nii-öelda nagu sisemiselt läbi viia. Ja see arusaamine oli, et see professionaalne muudatuste juhtimise protsess selles protsessis oleks meie jaoks väga-väga suureks abiks. Ja see, mis siis võib-olla nagu selle kõige esimese suurema võidu andis, oli tegelikult üks töö, mida me tegime päris pikalt. Ja see oligi siis nii-öelda muudatuste juhtimise keeles change platvorm ja siis projekti keeles project charter kokku panemine, kus siis oleks siis nii lähtekohad, eesmärgid. Ja ta tegelikult sai meil kokku, me tegime ta slaidi formaadis pea 40 slaidi ja kattis siis need 10 teemat. Ja siin on loomulikult alates sellest, et miks me seda teeme ja mis on see ühine strateegia, millised on sihtkliendid, kuhu me visioonis jõuda tahame, mis on muudatuse skoop ja nii edasi, kuni siis mõõdetavate eesmärkideni. Ja võib-olla see õppetund oli see, et kui meil esimene eesmärk oli, et me paneme selle nagu piltlikult öeldes 4 nädalaga kokku, siis päriselt me tegime seda 4 kuud kauem. Aga see oli hindamatult vajalik protsess. Ja võib-olla huvitav oli see, et ühelt poolt võiks ju loogiline olla, et see change platvorm peaks olema nagu fundamentaalselt paigas, enne kui see üldse kuhugi liikuma saad. Aga ta oli meil natukene nagu orgaaniliselt arenev. Nii et mingid asjad said lukku, siis tekkisid uued küsimused ja me nii-öelda täiendasime seda project charterit ja change platvormi siis ajas põhjalikumaks. Et see oli selline väga-väga oluline etapp, praktiliselt keskis suure osaga projekti ajast. Aga et ma kohe küsiks jätkuks siia vahele, et sa ütlesid väga vahvasti, et plaanisite 4 korda kiiremini seda teha, et kus sa selle kannatlikkuse või julguse leidsid juhina, et tegelikult siin öelda, et oot, et võtame sellele veel aega, sest väga tihti ju tahame minna tegema väga ruttu, eks. Ja sellest faasist hüpataksegi üle või siin jäävad puudujäägid, et mis see oli, mis sind aitas? No selge arusaamine, et meil on vaja, et inimesed on kaasas. Ja kui meil tekkis arusaamine, et juba nagu siis nimetasime siis project board, et kui sellises 15-liikmelises nagu juhtrühmas ei ole ühest arusaamist, siis on väga väike tõenäosus, et me nagu 200+ inimeses nii-öelda seotavas organisatsioonis suudame seda ühist arusaamist tekitada. Et see oli, kui siit oleks üle jooksnud, siis ma ei tea, mis oleks juhtunud. Väga hea, ma küsin vahepeal küsimuse, mis on chati tulnud, et aitäh nende küsimuste eest, et Maia küsimuse ma võtan päris lõpus, aga et siit Mirjami küsimus, et kui lai oli inimeste ring, kes sellesse ettevalmistavasse protsessi olid kaasatud, millised rollid, millised kaasamise formaadid? Jaa, ma olen siit, see kaasamine, see põhimõte, millest me ise lähtusime, oli see, on ekraani ilusti näha või? Jah. On see, et see eesmärk oli selline, et umbes 30% töötajatest võiks olla ettevalmistuses mingil kujul osalenud. Et see projekti juhtrühm oli 15 inimest, aga 30% on umbes selline 60-70 inimest. Ja see põhimõtteliselt lähtub sellisest, kes on matemaatiku huvilised, siis need teavad, et on selline asi nagu normaaljaotuse 3 sigma reegel. Ja see põhimõtteliselt on minu arvates muudatuste juhtimise võiks öelda ka üks alustõde, et alati on neid, see normaaljaotus ütleb, et alati on neid inimesi, kes lähevad muudatusega kohe esimesel hetkel urraaga kaasa. See on see 0,1 kuni 2,1%. Pigem see 0,1, siis see 2,1 on need, kes väga kiiresti on valmis nii-öelda kaasa mõtlema, need on need early adapterid. Ja siis see 13,6% on see kriitiline, ehk siis see esimene 15% on kriitiline seltskond.
ja kuna me seadsime nagu eesmärgi, et me tahame seda kriitilist massi ületada, me tahame, et see oleks noh, umbes 30% ja siis me nii ka tegime, et eelkõige seal desire faasis siis me saavutasime sellise siis noh, keskeltläbi niisuguse 30%, see natukene siin alumisel pildil on näha, et oli 25–31%-ni sõltuvalt siis ettevõttest. Saavutasime selle nii-öelda kaasatöötamise määra. Nii et teadlik tegevus. Ja no loomulikult käib seal selle hulka on ju ka seda, et tuleb laiemaid kaasamisüritusi teha, et noh, meie puhul oli siis suvepäeval oli siin kõik, kes teavad, kes on brändindusega kokku puutunud, teavad, et moodboard on üks selline vaheetapp brändi loomisel ja me siis lasime inimestel neid selliseid moodboard'e luua ja nendega võistelda ja neid ka omavahel siis nii-öelda valida ja ehk siis selline mänguline gamification element oli ka selle juures sees. Küsin jälle ühe küsimuse, et selline, kui kaasatud on nii suurt hulk inimesi, kas ei tekkinud olukorda, kus on hirmus palju ideid ja mõtteid, mida lõpuks ei saa ju arvesse võtta? Jumala õige ja tegelikult me olime teadlikud sellest, et mida laiemaks me ringi ajame, seda rohkem, et kui ruumis on ju 3 inimest, siis on 5 arvamust, kui sul on nagu 60 kaasatöötajat, siis on 100 ootust. Et see oli teadlik valik ja et me kulutame selle aja ja me ühtlustame ja me iga kuu siis ühe või teise teema ühtlustasime siis organisatsiooni sees ära läbi aasta. Ja minu enda küsimus ka enne kui me lähme edasi, et sa ütlesid, et alguses te mõtlesite, et see justkui on brändi muutus, et noh, hakkame pihta, aga et tegelikult selgus, et seal on palju laiemaid asju, mida muuta või mis tegelikult muutub. Et saad sa mõne näite tuua sellest, kuidas see pall lahti rullus? Jaa, see oli hiiglama põnev, et loomulikult meil oli arusaamine sellest, et see skoop on laiem, aga siis läbi selle change platvormi loomise me siis põhimõtteliselt jagasime kogu selle tegevuse 9 workstreami. Ja loomulikult, et ja ongi hästi loogiline, et kuna meil oli see ajastamise hetk plaanitud selliselt, et me loome ka ühise strateegia ja kohalikud ettevõtte strateegiad ühildatud, siis sellest kõik algas. Loomulikult on seal turunduse ja kliendiga seotud, loomulikult päris niisuguse website'i ja marketing tool'id, töötajate kaasamine, müügi ja teenuste teemad, siis kasvuprojektid. Iga sellise projekti juures on seotud IT ehk siis infosüsteemide muudatused ja ka siis juriidilised ja finantsvaldkonnaga seotud teemad. Ja sinna alla sai 19 eesmärki ja rohkem kui 30 alamprojekti. Et võib-olla siin see kõige suurem õppekoht oligi see, et kui see tervikpilt õnnestus nagu kokku panna, siis õnnestus tegelikult hakata tegema ka valikuid, sest oli selge, et kõikide asjadega me võrdselt hästi lõpule minna ei jõua, et me tegime nagu kogu selles muudatuse skoobis väga selgelt valikud ja lükkasime ka mõned teemad laualt ära. Kuidas need valikud tehti, need skoobi valikud? Siis selles project board'is ehk siis nii-öelda nagu selles 15-liikmelises nii-öelda juhtkonnas, juhtgrupis hindasimegi, et mis on need kõige kriitilisemad asjad, ilma milleta me ei saa, mis igal juhul peavad, kuna meil oli see kriteerium oli seatud selliselt, et meil on paigas aeg, et me saame skoobis olla paindlikud, aga me jääme 1. jaanuari 2024 juurde, et no matter what, et siis see aitas teha neid valikuid ja võib-olla see kogemus iseenesest oli selles mõttes põnev, et kui stardipunktis, et alati tundub, et eesmärk on väga konkreetne ja selge, siis sa tood läbi selle change platvormi pildi endale tegeliku mõjuulatusega laiaks, siis sa pead tegema need prioriteetide valideerimised ja siis lõppkokkuvõttes kindlasti aeg seab veel omad korrektuurid, et ka nendes prioriteetides, mis välja on valitud, lõpuks tuleb ikkagi mingites asjades veel öelda
noh, ma ei tea, kokkuvõttes, ma ei tea, veebiprojektis, et me vot selle osas veebiprojekti skoobist ikkagi jätame välja. Et see on niisugune päris elu kitsast laiaks ja uuesti kitsaks. väga hea skeem ja mulle meeldis tegelikult, sa tõid enne välja ka selle, et strateegiaprotsessiga ajastamine, et alustasite sellest suurest pildist ja ma arvan, et kui see töö on hästi tehtud ka, siis on see kontekst muudatusele ikkagi tugevam ja võimalik neid valikuid paremini või targemini teha, et see kindlasti oli teil nutikalt tehtud. Siin on chatis küsimus, et kui nüüd see eelmist slaidi vaadata, et kui palju neist tegevustest oli lõpuks seotud otseselt inimestega, ehk siis et inimesed midagi peavad teistmoodi tegema, käituma, muutuma? No suur hulk, et no ütleme, et vahetut käitumist, no ütleme, et strateegiamuutus oli osades ärisuundades arvestatav. Aga ja siis osad teemad, mis puudutavad siis nagu müügiprotsesse, turundusi, need seovad juba siis väiksemaid gruppe, nii et eks ta jaotus sellisteks ettevõtte ülesteks ja no kuskiltes mingites gruppides, eelkõige siis seal IT ja tehniliste siis infosüsteemide poole peal, noh seal tekkis ikka väga selgelt, ütleme, et siis Layer oli viimastel kuudel tugevalt punases kogu aeg, et nagu ikka, et eks ta oli mõneti ebaühtlane. Okay. Aga ei olnud ühtegi inimest, keda see muudatus ei puudutanud, kas või läbi selle, et dokumendi põhjade või kõik inimesed, kõik meie konsultandid või kliendi kontaktid pidid olema võimelised selgitama muudatuse sisu. Et me tegime ka sellist 3 minuti pitchi väga selgelt organisatsioonile, et kuidas me selgitame seda, mis toimub. No tuleme sinna rollide juurde ja me teame, et muudatuses number 1 edutegur, miks muudatused õnnestuvad või ebaõnnestuvad, on sponsori ehk siis tippjuhi kaasatus ja osalus. Et milline oli see teie sponsorite roll selles muudatuses ja kuidas sina seda nägid? Ja, et meie sponsorid olid siis need 15 inimest ja sisuliselt need 15 inimest olidki need, kes tegelikult siis neid workstreame juhtisid, et kui ma võtan siit ette ühe pildi, siis ka ma ise võtsin, ütleme, et sellest 9 workstreamist seal koos siis eesmärkidega kokku 19 nii-öelda teemat oli vaja ära juhtida ja see meeskond seda tegi. Ja 9 töövoost 3 juhtisin ma ka nagu päriselt isiklikult, et kus siis strateegia poolt võtsin ka inimeste nii-öelda kaasamise, tervikjuhtimise enda peale, kuna meil nagu 3 organisatsiooni peale sellist ühist personalijuhti tollel hetkel ei olnud ja siis ka siin mõningad juriidilised küsimused. Ja ma olen ise alati iseloomustanud seda, ma panen teile siia taustaks ühe, võib-olla keegi on seda pilti näinud, et mis see sponsori roll seal tavaliselt on, et alguses sa pead olema nagu selline natukene nagu heas mõttes kloun. Et see on nagu päris selline, no, sa pead olema ikkagi nagu täiesti nagu kastist väljas, sest inimesed ju kes ei ole selles muudatuse nii-öelda nagu loomises ise kaasas olnud, siis nad tavaliselt, nende jaoks on see nagu teisejärguline teema. Ja siis, kui need esimesed kaasajad tulevad, siis nende esimeste kaasajatega tuleb nii-öelda hästi koos rütmi teha, et see pilt on siin võib-olla nagu päris naljakas, aga ta iseloomustab minu arvates üsna hästi seda sponsori rolli, et sa pead lihtsalt julgelt olemagi seal väljas nii kaua, kuni hakkavad tulema see 15% teisi kaasajaid ja see võtab alguses aega, aga nad igal juhul sinna juurde hakkavad tulema. Ja see lõbus videoklipp on mulle alati, ma olen seda oma organisatsioonis inimestele ka öelnud, et isegi kui sa alguses tunned ennast natukene nagu kloun, siis ühel hetkel sa saad aru,
et inimesed tulevad kaasa. Ja nagu siin on ka näha, et ei pea seda pilti edasi viima, aga siin on varsti enamus sellest platsist on rahvast täis ja lõpuks tulevad ka nii-öelda normaalsed inimesed kaasa ja isegi lapsed. Ja, See ei ole ju lineaarne protsess, et tegelikult sa pead riskima sellega, et päris kaua tantsid seal üksi või noh, vähekesi, kuni siis tegelikult see krõks ära käib, eks siin oli videos ka näha seda, et see oli kuskil alles viimase kolmandiku peal või. Täpselt nii, jah. ja. Siin me esimesena küsisime selle kohta ka osalejatelt, et mis need kõige suurimad takistused on. See number 1, mis välja toodi, oli ebapiisav kommunikatsioon. Et mis on sponsori roll või siis selle tippjuhi roll või teie 15 inimese roll selles kommunikatsioonis, mida nad üldse pidid kommunikeerima? No, meil oli selles mõttes see kommunikatsiooniplaan oli niimoodi üles ehitatud, et ma võin jagada koos ühe mõõtmise indikaatoritega, aga ta oli meil üles ehitatud selliselt, et me iga kuu loome selgust, nii-öelda nagu ehitame selle selguse siis alates sellest, miks me seda teeme, ehk siis visioonist kuni siis oskusteni, et mida me päriselt peame, mida päriselt inimesed siis peavad siis ellu viima. Ja kõiki neid elemente siis need sponsorid pidid läbi nende kuude siis kommunikeerima. Ta oli selline, me ise kasutasime sellist kuukoosoleku formaati, kus me siis neid asju lahti selgitasime siis läbi sammu ja samal ajal siis taustal muidugi ka mõõtsime inimeste sellist heartbeat, et see mõõtmine on võib-olla ka üks selline oluline aspekt, et ma näitan siit ühte pilti veel juurde, et ühelt poolt me tegime seda Atkar pulss tšekki siis nii selles juhtgrupis kui ka siis ühe korra inimestega laiemalt ja siis sel paremal poolsel pildil oli siis läbi kolme organisatsiooni siis jooksvalt mõõtsime kogu aeg, milline selline heartbeat või südamelöök selle muudatuse juures on. Ja siin on näha, et see violettne joon korra suvel tuli alla ja seal oli väga selge loogika, ehk siis üks organisatsiooni osapool Oiks ja kui nimi oli ära otsustatud, et nimeks jääbki Oiks ja see oli ka omaette veel väga pikk protsess, siis tekkis esimesed visuaalid ja siis tekkis arusaamine, et oi, aga see meie harjumuspärane visuaal muutub. Siit tekkis kohe kukkumine ja siis, kui see läbi siis selle brändingu projekti sai siis nii-öelda valmis küpsetatud, siis ta jälle viskas üles, et tuleb, et selline pidev jälgimine, mis on inimeste selline meeleolu selles protsessis oli siis ka selle kommunikatsiooni osa. Kuidas? Küsi. No olgu, ma küsin ära, aitäh Eke, et see huvi lihtsalt, et kui te esimest korda siis laiemale töötajate grupile teatasite, et selline uudis tuleb ja selline muudatus tuleb, et kuidas see reageerimine oli, et oli positiivne valdavalt, oli seal ka mingeid selliseid vastuseisu, küsimusi? Kindlasti oli seal neid, kes kõhklesid ja me tegime ka riskide töötoa, et siis, kus siis kõik inimesed said tegelikult riske välja tuua ja nüüd just maikuus tegime, see oli eelmise aasta, see oli tegelikult vahepeal, see oli kuskil siin selles protsessi osas, kus selline esimene emotsioon oli võib-olla see, et äge, et me läheme midagi ägedat tegema ja siis hakkasid tekkima selliste riskide tunnetused, eriti nüüd nendes organisatsioonides, mis kandsid varem nime Columbus. Siis me tegime selle aasta mais siis 12 kuud hiljem ka nende riskide nii-öelda retro ja leidsime, et meil õnnestus 95% riskidest nii-öelda vältida läbi selle protsessi juhtimise. Ainukene, mida me ei suutnud vältida, oli see, et kasvas arusaadavalt inimeste koormus tegeleda nende 9 workstreami teemadega, et seal lihtsalt ei olnudki midagi teha, et see koormus kasvas. Mina tahtsin küsida Ivo siia vahele, et tihti ma kuulen või öeldakse, et raske on mõõta seda inimfaktorit seal muudatusprotsessis ja et me pigem seda ei tehta või loobutakse, et te tegite kohe päris korduvalt ja et kuidas see reaalsuses välja nägi, et see kergema vaevaga või
mõistlikkuse piires, päriselt seda siis lausa 10 korda või iga kuu korra teha pulsi tšekki, et jah, käis. et me seda päris nagu Atkar tšekki me tegime siis nagu juhtmeeskonnas sagedamini ja siis oma siis laiemas meeskonnas siis projekti poole peal korra. Aga see parempoolne selline heartbeat, see oli ühe küsimuse Slido QR-koodiga hinda 10 punkti skaalas, kui hästi sa tunned ennast käesoleval hetkel selles muudatuste protsessis. See oli see küsimus ja inimesed andsid siis 10 punkti skaalal vastuse. Ja ta päris nagu jah, välja arvatud siin see brändingu osa siis Oiksio IT-majas, ta päris nagu nii-öelda nagu päris alla ei kukkunudki, aga alati on neid inimesi, kes on kõhklejad. Aga ühe küsimusega on siis vastus. Nendele, kes pole kuulnud Atkar mudelist või kes väike meeldetuletus, et Atkar siis näitab ära seda, et kuidas indiviid siis muudatuse läbib, mida saab siis nii meeskondade kui organisatsiooni peal käsitleda ja need näitab ära siis sammud, mis on vaja läbida. Awareness on siis teadlikkus, miks muudatus on vajalik ja mis siis juhtub, kui me ei muutu. Tahe on siis see personaalne kasu, et what's in it for me, et miks ma üldse peaksin tahtma muutuda. Siis on teoreetilised teadmised ehk siis knowledge, et kas mul on vaja mingeid uusi oskusi või millised need protsessid muutuvad, teadmine, kuidas muutuda, mis siis lähme edasi võimekuse juurde ehk ability juurde, et kui mul on teoreetilised teadmised, kas ma oskan neid praktikasse ka panna, et lähme laivi, hakkame testima. Ja viimane on siis see, et mis me teeme selleks, et muudatus püsima jääks ja inimesed ei kukuks tagasi vanade harjumuste juurde ehk siis see kinnistamine. Ehk teoreetiline minut siia juurde igaks juhuks. Ja siia otsa ma võtan siis küsimuse chatist ja vaadates korra veel seda slaidi, et mida te tegite, kui see nii-öelda allakäiv tagasiside tuli juuni-september perioodis. Et mida me päriselt tegime, oligi siis see, et see puudutas siis ühte ettevõtet 3-st ja see puudutas seda, et nende harjumuspärane nii-öelda brändi identiteet läheb muutusesse ja sealt tekkis mitmeid küsimusi alates sellest, et kuidas see siis praktiliselt, et kas me peame siis, ma ei tea, alates kuni, kas me peame e-poe ümber ehitama ja mida see toob meile kaasa kõikides muudes teemades ja siis me tegelikult koostasimegi nende väljakutsete nimekirja ja hakkasimegi neid lihtsalt jupphaaval lahendama, ja tegime siis sellise suurema nii-öelda sügisel oktoobris sellise suurema siis nii-öelda esitluse selle kohta, et kuidas me see kontseptuaalselt kogu selle temaatika ära lahendame ja koheselt oli siis ka väga suur hüpe jälle positiivses suunas. Võib-olla võiks selle... See võttis tükk aega ikkagi läbi suve nende teemadega tegeleda. Absoluutselt. Et see ei ole mingi ühe ürituse või ühe sündmuse tulemuseks, see pidev töö. Et tegelikult siin võikski kaevuda korra veel selle omaks võtta juhtimise teemasse sisse, et kuidas päriselt see töö inimestega nüüd selle võib öelda aastase muudatuse käigus siis käis, et ma mäletan ühe asjana, millesse te ka investeerisite, mida te ette võtsite, oli see, et tegelikult nende workstreamide tegevusplaanidesse saaks ka sellised vahetulemused, omaksvõtu tulemused ja tegevused planeeritud, et võib-olla mõned näited, et kuidas te seda tegite ja mis see andis teile, et projektiplaani integreerida muudatuste juhtimine nii-öelda tehnilises keeles? Ja ma kahjuks ühtegi projektiplaani näidet kaasa ei pannud, aga ma võtan korra need workstreamid siia ekraanile, et jah, see, mis me siis tegime, on see, et iga workstreami kohta väga selge projektiplaan ja projektiplaanis olid siis ka olulisel kohal siis nii selles Atkari protsessis alates siis sellest, et miks me selles temaatikas nii teeme, what's in it for me inimestele,
kuidas me selle soovitud muutuse, ehk siis selle, et jah, me nii tahame minna, kuidas me selle esile kutsume ja kuidas me need teadmised loome. Et pean ütlema, et see oli üks kõige raskemaid osasi, lisaks seal keerulistes teemades kokkulepete sõlmimisel, milliseid meil oli ka, oli tegelikult siis suuta teha siis muudatuste juhtimise plaan projektiplaani kõrvale. Ja meie otsus oli see, et me integreerime nad, et meil ei ole 2 plaani, meil on projektiplaan, mille sees on ka muudatuste juhtimise etapid. Et füüsiliselt olid need Exceli plaanid vastutajate ja tähtaegadega, mida siis üle 2 nädalase perioodi järgi me siis kohendasime ja juhtisime. Ja miks see raske oli ja ütleme, et mis see siis andis lõpuks, et miks see võiks vaeva väärt olla? Täpselt, et see raske oli see, et kuna me ei olnud päris selles metoodikas varem muudatusi organisatsioonis juhtinud, siis see mõttemaailm, et kui me võtame kas või veebilehe projekti, et on ju väga selge, et head veebipartnerid panevad sulle kokku projektikava. Seal projektikavas pole õrnalt ka sees seda, et kuidas meie oma inimesed hakkavad seda content'i sinna, millise mõttemaailmaga seda content'i, sest seal brändi keel muutus ja nii edasi, et me pidime sinna kõrvale lihtsalt tegelikult sinna sisse siis tegema siis nagu selle muudatuste juhtimise, et inimesed ei ole harjunud mõtlema nii. Ja see oli meie jaoks ka see väljakutse, aga see oli väga arendav väljakutse. No väga hea, siis mina tuleks siit võib-olla tagasi väljakutsete osas Atkari juurde ja enne kui sinu käest küsida, siis ma küsiks jälle osalejate käest ja teeks ühe väikese polli siia vahele ja see küsimus on see, et kui te nüüd mõtlete ise oma projektide peale või mingisuguse muutuse peale, siis see küsimus on, et milline Atkari elementidest on täna teie või tavapäraselt selliseks suurimaks takistuskohaks teie meeskonnas või organisatsioonis ja siis küsiks Ivo käest sama küsimust. Et jällegi siis teil tuleks minna sinna samma kohta, kus te juba ühe korra käisite, kas QR-koodi läbi või siis selle sama veebilehe järgi ja vaadata, et milline siis vastata milline neist 5 siis on siis selline takistuskoht tüüpiliselt ja võib ka kommenteerida chati, et miks te nii arvate või et mis see põhjendus on. Ma näen siin praegu kõige rohkem seda tahet ehk siis see isiklik kasu. Tihtipeale on organisatsioonis muutused, kus on üsna raske näha seda isiklikku kasu. Organisatsioonil on, aga miks mina peaksin, jah? Aga ka teadlikkus siin tegelikult, et vahel isegi on öeldud, et kui sa esimeses 2 elemendis saad sihukese läbimurde, siis sul on pool võitu on käes, eks, või väga oluline algused on tehtud, et vastuseis tihtilugu võib ka juba siit tulla. Ei ole aru saanud, miks just nüüd, mis juhtub, kui me seda ei tee. Ja ka juhid oma kogemusest on öelnud, et kui piisavalt tööd teha teadlikkusega, et siis see tahe võib isegi üsna kergesti ise tulla. Sellega olen mina ka hästi nõus. Selle viimase väitega. Aga räägi, Ivo, mis sinu need takistused olid ja kuidas neist siis üle saadi? Just Atkari võtmes. Võib-olla sellesama polli taustal täitsa korraks tookski selle teadlikkuse ja tahte tekitamise teema. Kui sobib, et meie jaoks oli hästi ka samamoodi hästi oluline see, et see ei oleks ainult organisatsiooni nii-öelda võiduprojekt. Või et see ei oleks, vabandust, nüüd ma olen jaganud mingit valet ekraani, aga see ongi lõbus. Muidugi.
et nüüd ma jagan päris õiget ekraani. Nii. On näha. Ja Project Jump on siin ees. Just. Ja see algas meie jaoks sellest, et me sõnastasime selle suurema eesmärgina selle, et see, mida me ei otsi, et me ei otsi ühist kaubamärki, vaid tegelikult me sõnastasime selle, et see ei ole hüppe kaubamärgis ja see ei ole ka hüppe ainult numbrites, vaid ettevõtte kvaliteedis. Ja me sõnastasime selle siis nii-öelda nagu nii strateegilise muutusena, kus siis oli 4 elementi, kuigi siis ka panime ka siis need kvantitatiivsed eesmärgid. Ja selle kõige taustal siis selgitasime ka see, et see on hüpe nii meie klientidele, aga kui ka meie enda inimestele. Ja see inimeste, et mis on need kasud inimestele, mis tekib sellest, kui meie organisatsioonina muutume professionaalsemaks, et millised kasud tekivad sealt inimestele, see oli ka ühe töötoa teema. Nii et me nagu analüüsisime seda inimestega. Nii et meie jaoks siis sõnastasime selle nii-öelda nagu hüppeprojektiks, projekt Jump ja siis tõime eraldi välja need klientide ja inimeste kasud selles mängus. Ja sellest me alustasime absoluutselt igal kuu koosolekul me alustasime sellest, et me kuni lõpuni me selle miks ja mida me tahame saavutada ja mis kasusi me saavutame, see oli iga kord esitluse osa. Et me nagu sellest, et me ei jäänud seal nagu püsima sellest, et me oleme selle ära rääkinud, vaid me kordasime seda kuni siis nagu lõpp-protsessi lõpuni. Väga super ja siinkohal ka jällegi üks üleskutse kõigile osalejatele, et kui teete muudatust oma organisatsioonis, et ärge ainult seda siis organisatsiooni tasandi kasude aspektist lahake, vaid minge kindlasti sinna What's in it for me ja inimeste töötajate tasandil. Väga hea näide ju, kuidas see tegelikult on pidevalt siis taustal teadlikult toimunud. Siin on üks küsimus chatis, et kas tegevusplaan, sealhulgas muudatuste plaan oli sisult nii riigipõhine kui ka BAL ülene ja kes seda siis kes seda koos hoidis, uuendas või oli see ühistöö plaani kohta siis natukene mõned hetked tagasi? Ja, et meil oli siis tervikplaan, mida siis juhtis see siis nii-öelda juhtrühm ja siis meil oli kõik need workstreamid, kõikides workstreamides oli workstreami juht ja siis ettevõtte juht, ehk siis siis Leedu ettevõttes konkreetse workstreami juht, nii et meil tegelikult oli, kui me võtame näiteks infosüsteemide vahetused või veebilehe või inimeste teavitamise, siis igal sellel workstreamil oli siis nagu tervikjuht ja oli siis vastutaja konkreetses ettevõttes. Nii et see oligi siis, ja selle workstreami plaani tegidki siis 3 ettevõtte vastutajad koos siis selle workstreami vastutajaga ja vaatasid ka üle regulaarselt. Väga hea. Ja ma omalt poolt veel küsiks selle Atkari osas, et mis olid siis need esimesed märgid selle kohta, et inimesed hakkavad seda muutust omaks võtma? Ma arvaks, et need olidki ikkagi need samad, kui me läbi selle protsessi mõõtsime, et kas meil tekib tagasilööke, siis sealt tekkis arusaamine. Ja see teine näitaja oli ikkagi see, et kui palju inimesi kaasus, et me tegime näiteks vabatahtlikke brändingu töögruppe inimestele, kes tahaks mingites asjades kaasa rääkida. Ja inimesed täitsa vabatahtlikult liitusid. Ehk siis, et see ei olnud nagu selline, et nii, sina, homme sinna. Et see oli, et ikkagi väga palju oli selline, et andke teada, kas te tahate selles või selles workstreamis kaasa rääkida. Ja inimesed tulid sinna vabatahtlikult kaasa. Kas sa täna saad öelda, et see muudatus on kinnistunud ja sellega enam tegelema ei pea? Mingi osa sellest
muudatusest oli selline, mida on keeruline mitte kinnistada, et kui sa teed organisatsioonis brändingu muutuse, Just. siis jah, okei, keegi võib mingi vana dokumendi põhja kuskilt kogemata välja võtta, et selliseid asju ikka võib juhtuda, aga pigem ma olen näinud, et seda ei juhtu. Ja see, mida me oleme tähele pannud, et kui see muudatuse sõnum või see meie jaoks oli see selline 3 minuti pitch, mida iga töötaja pidi suutma vallata, on selline, mida neil on uhke rääkida. Et nad tunnevad, et nad on ka ise paremad, kui nad sellest räägivad. Siis ma täna julgeks öelda, et meil olulist sellist reinforcement'i väljakutset ei eksisteeri. Väga hea. Ja siit veel chatist tõesti tänan osalejatele ka nii toredad küsimused siit tulevad, et jättes ajafaktori kõrvale, siis millised tegevused olid kõige keerukamad teadmiste ja piiratud inimeste hulga tõttu? Kindlasti on keerukad sellised, on hulk keerukaid tehnilisi asju, aga meil oli võib-olla üks selline päriselt nagu keerukas, aga mitte tehniliselt, aga emotsionaalselt teema ja see oli seotud tegelikult ettevõtte nime valikuga. Ja see trigger on seal selles, et kui me leppisime kokku organisatsioonis, et milline on see meie brändingupartner Velvet aitas defineerida, et milline on see arhitektuur, milline on sellise kokkumineva organisatsiooni brändi arhitektuur, et neid on nagu klassikaliselt mingi 4 erinevat kategooriat ja me valisime välja nii-öelda FedExi mudeli, siis tekkis seal kohe see küsimus, et aga et mis saab siis nüüd põhinimeks? Ja see oli ikkagi kuni selleni, et esimesel hetkel meil oli Leedu kolleegid, kes olid ka nagu meie nii-öelda juhtrühmas, ütlesid, et ei, selle ettepanekuga, mille te olete lauale tulnud, et sellega me edasi ei lähe, et meil on vaja täiesti uus nimi leida ja me päriselt tegime süsteemselt tööd sellega mitu kuud, enne kui me siis jõudsime sellisesse punkti, kus meil oli siis nii-öelda põhibränd ja ärivaldkondade alambrändid kinnitatud. Et ehk siis rasked on need kohad, mis on inimestele emotsionaalselt mingil põhjusel tähtsad. Ja need on nimed ja värvid ja need on niisugused emotsionaalsed aspektid. Et seal, kus on tegemist tehniliste keerukustega, seal on inimesed tajuvad pigem väljakutset ja õppimisvõimalust, aga emotsionaalsetes aspektides on raske teha lõplikku otsust. Kes selle lõpliku otsuse siis tegi? Demokraatia. Jah, aga see oli ka niimoodi, et me tegelikult ei läinud edasi, enne kui meil oli konsensus ja me tegime väga põhjalike analüüsega kuni selleni, et millised kulud kaasnevad ühe või teise stsenaariumi puhul. Ja lõpuks seal siis ja tegime ka turutesti. Nii et läksime ka siis oma klientidelt küsima. Ja seda ka seal samas Leedus siis tegime vist 7 kliendiga testi ja siis tekkis arusaamine, et aga äkki see ei olegi halb mõte. Nii et tuli vaeva näha. Väga lihtne oleks olnud teha. Leedu ettevõtte juht ütleski, et Ivo, Leedus asju ei tehta nii, et see asi oleks siin 3 kuud tagasi lihtsalt ära otsustatud, öeldud, et nii on. Mõnes mõttes see oli siis niisugune andmepõhine otsustamine ikkagi või juhtimine, et väga teadlikult kliendist lähtuvalt seda otsust kõige targemini teha ja siis ju on võimalik ka need hirmud ja muud asjad paremini kõrvale jätta või sellega tegeleda, kui need argumendid saab ritta panna. Ja siin üks osaleja küsimus ka selle kliendi osas, et kas tehti ka kliendi intervjuud või kuidas ootus teada saadi, kokku koguti, et nii nagu sa siis rääkisidki nende kliendi intervjuude läbi. Just. Ja kliendi intervjuusi me tegime isegi 2 ringi, et me tegime siis nii-öelda enne päris protsessi algust, siis tegi meie brändingupartner ja siis me tegime, nii et juhtmeeskond ise tegi iga 1-3 intervjuud.
ja see oli osaliselt seotud ka selle strateegiatsükliga, aga et saada sellist vahetut klienditunnetust. Ahah, väga hästi. Nii, veel küsin küsimusi. Kas muudatuste vastu töötavaid jõude oli ka üldse nii avalikult kui kuluaarides, mitteformaalsed liidrid ja nii edasi? Loomulikult ja mitteformaalsed liidrid tekkis ka isegi workstreamide kaupa. Et tekkisid neid, kellel tekkis nii-öelda kindel arusaamine mingitest brändingu elementidest, kellel tekkis kindel arusaamine. Meil oli täitsa omaette liidergrupp tekkis IT-tehnilistes küsimustes, kuidas üldse ka mingite süsteemide arhitektuuri peaks täiesti ümber vaatama. Et nende workstreamide sees tekkis päris mitmeid selliseid positiivseid. Ja oli ka neid, kes olid kriitilised ja meie organisatsiooni põhimõte on see, et me räägime asjadest nendest, mis on hästi ja mis on halvasti. Me rääkisime ka nendest asjadest, mis meil ei õnnestunud õigel ajal projektis kokku leppida. Ja oli ka neid, kes olid kriitilised. Tekkis ka üllatusmomente, mis siis tulid täiesti välistest aspektidest, et kuna meie selline põhimõte on olnud varane kommunikatsioon, siis tekkis üks selline hetk märtsis, kus siis ootamatult Postimees kirjutas, et me plaanime ühinemist ja samas me olime kõikidele inimestele öelnud, et me loome konsortsiumit ja ettevõtted jäävad toimetama ja siis me ühel hetkel saingi aru, et eesti keeles ei olegi kahte erinevat sõna, et ongi ühinemine konsortsiumiks ja ühinemine üheks ettevõtteks. Ja siis me pidimegi ka oma sõnumit ümber seadma. Et kui meedia räägib ühinemisest, siis me peame ka tegelikult siis rääkima ühinemisest, aga ühinemisest siis üheks grupiks ja see tekitas siin selle protsessi alguses ka täitsa sellist inimestes ärevust, sest teatavasti kui on väga erineva kultuuriga organisatsioonid, siis alati on kohe see oht, et kas meie organisatsiooni kultuur lahustub. Just. Mis te tegite nende kriitiliste inimestega või sa ütlesid, et workstreamides tekkisid ka väga kindla arvamusega või nägemusega inimesed, et oli seal ka mingi tegevusplaan teadlik? Nende inimeste, nii palju kui võimalik, nende inimeste arvamust võeti arvesse seal workstreamis. Et meil sellistes võib-olla isegi pealtnäha lihtsates asjades nagu organisatsiooni PowerPointi põhi tehti mudelit ümber selle pärast, nii et inimesi tuleb kuulata. Ega siin muud võtit ei olegi. Just. Ja siit veel üks chatist küsimus, et kuidas valmis 3-minutiline pitch, mille järgi otsustasite selle sõnumi? Et selle sõnumi õigupoolest sisu tuli sellest, et võib-olla seda aitab natukene mõista seda, kui ma korra näitan seda, et kes me siis täna oleme. Ja see ütleme, et puhttehniliselt oleme me siis nüüd 230 töötajaga, umbes 30 miljonise käibega, 7 kontoriga 3 riigis olev ettevõte, aga see story iseenesest on siin selles paremal pool, selles lõpmatuse märgis. Ja see story lugu oli siis see, et see, miks me seda teeme, on see, et me usume, et IT edukas rakendamine avab lõpmatult arenguvõimalusi ja see on ka see, miks me oma nii-öelda teenuse portfellis kirjeldamisel kasutame lõpmatuse märki ja see tähendab sellest, et iga sellise areneva digiambitsioonika ettevõtte puhul kõik algab sellest, et tuleb kokku panna pikaajaline digiarengu plaan, siis hoolitseda selle eest, et kogu IT-infrastruktuur alates võrkudest kuni kasutajate seadmeteni toimivad veatult
sa pead suutma edukalt digitaliseerida oma äriprotsessid, et olla efektiivne ja lõppkokkuvõttes see kõik peab olema küberturvaline. Ja kui me sellise lihtsa loo kokku panime sellise lõpmatuse märgina ja selgitasime, et kuna meie näeme tervikut, siis me suudame mõista ka detaile üksikutes valdkondades, et me suudame kaotada hallid alad nende piiride vahel. Siis see lugu oli iseenesest see, mida inimesed hea meelega nii-öelda võtsid omaks, et see on tõesti see lisandväärtus sellest, mida me teeme, ongi siis see, et me kaotame need hallid alad ja me suudame seda tervikut kliendi hüvaks luua. Ja need väga hea lugu, tegelikult ka lugu ise on oluline muudatuses minu meelest näide lugu ja visuaal, mis seda toetab. Et sa ütlesid, et te otsisite sünergiat ja otsite seda nende, mis siin lõpmatuse märgis ka on, nende erinevate grupi ettevõtete ja suundade vahel, et kuidas see ikkagi tekib, et see meie-teie kaoks ära ja selleni päriselt jõuda, et mis siin on need kõige olulisemad need edasised, mis on need muudatusväljakutsed või millega juht silmitsi seisab tegelikult, see ei ole ju lihtsalt, et meil on nüüd uus nimi või uus bränd loodud, eks. Et ja, mis sinu nägemus on? Ja, et see, mida me jõudsime ära teha siis enne muudatuse jõustumist selle aasta 1. jaanuaril oli see, et me lõime teatava hulga tehnilisi eeldusi. Tehnilised eeldused olid näiteks see, et kui sul töötavad inimesed 3 erinevas organisatsioonis ja nende omavahelised sõnumikanalid on erinevad, siis nad isegi ei oska leida seda õiget inimest, kellele mingid teemad edasi seata või küsida nõu. Et me lõime siis need tehnilised valmidused, et kõik inimesed on leitavad, info on lihtsasti jagatav siis ka nagu ettevõtete vahel. Aga loomulikult oluliselt suurem muutus on meil alles nii-öelda töös ja see ongi see, et me ühtlustame neid protsesse. Me kohe juba jaanuarist alustasime klientidele ideede tutvustamist, tuvastasime, et meie üllatuseks, et see sõnum võetakse väga hästi vastu, et need kliendid, kes olid varasemalt siis rohkem ühes, kas siis IT või siis nagu infosüsteemid ehk siis digitali mängumaas nii-öelda olnud, siis nad hea meelega tõid teised teemad meile lauale ja meie suutsime neile nagu operatiivselt tuua õiged inimesed nendes teemades vastu ja see tekitas inimestes sellist esimest sihukest ahaa-efekti, et ohoo, see töötab ja see, mida me siis nüüd ehitame sinna taha, on siis paremaid protsesse. Et kuidas see, et kui sellised teemad tekivad, kuidas need hästi efektiivselt siis omavahel ära korraldada nii, et pallid ei kukuks maha. Need kiired vahevõidud ja selle protsessidega tegelemine. Aga öeldakse ju ka seda, et noh, kultuur sööb strateegia hommikuineks, see on see klassikaline tsitaat, et mis sellises muudatuses, mis see kultuur tegelikult teeb või taustal, et kuidas sa seda kultuuri mõistad? Ja, no kultuur ongi see võib-olla, mida sa ka enne mainisid, et meie ja teie, et see on minu mängumaa, mina olen siin, ma teen oma asja hästi ära, teie tehke oma asja hästi ära ka. Aga et tegelikkuses on ju see, et kui see oleme meie, siis ma ise hoolitsen, et ma olen veendunud, et ka see teine asi on hästi ära tehtud. Ja see ongi see, noh, ma ei julge kindlasti öelda, et me oleme siin täna juba nii-öelda nagu perfektsed, et see on see, mida me arendame ja me oleme selleks loonud ka tegelikult organisatsioonis muutus, et meil on organisatsioonide ülene siis kliendihaldus tekkinud, kes siis hoolitseb selle eest, et sellised teemad ei kukuks maha ja aitavad ka inimestel neid palle õiges kohas siis korvi visata. Super. Nii, ega mina ise neid enda küsimusi saagi küsida, et siin on veel osalejate küsimused, aga väga head küsimused. Küsin, et Ivo, mitmel korral selles protsessis sa ise esitantsija rollist väsisid ja millistel hetkedel? Et jah, väga hea küsimus. Ma ei ole väga väsija, aga ütleme niimoodi, et kindlasti sügisel,
kuskil seal septembri lõpus, oktoobri alguses, kus oli väga palju asju, meil oktoobris kuskil sai ka massiivselt selliseid fundamentaalseid asju võib-olla selgemaks ja seal oli ka näha seda rahulolu kasvu. Aga kindlasti seal oktoobri alguses olid rasked hetked, kus nagu tundus, et me oleme liiga suurt tükki läinud hammustama, et võib-olla olekski pidanud tegema kõigepealt lihtsalt väikese brändingu projekti ja mitte minema struktuuride ja protsesside ja kõikide asjade kallale. Aga koos väikeste ja suuremate võitudega saab nendest üle. Aga kindlasti oli inimesi, kes ikkagi ka aasta lõpus olid, mitte ainult mina, aga olid ikka väsinud. Et see ikka pani tavapärasele elule olulise koormuse juurde. Sa ütlesid väga hästi, et väikeste võitude tähistamine tõenäoliselt või see hea tagasiside, et me oleme õigel teel, annab ka energiat ja jõudu juurde lõpuni viia see suur projekt. Ja. Kas teeksid sarnase muudatuse samamoodi või mis olid suurimad õppetunnid, mis õnnestus väga hästi, mida teeks hoopis teistmoodi? Ma suures pildis teeks samamoodi, aga võib-olla see, mida selles protsessis õppisin, oli see, et just nimelt, et mõningate raskete teemadega tegelemise intensiivsust oleks pidanud alguses tõstma, et need nii selle siis Project Charteri ja Change platvormi kui ka sellised emotsionaalsed otsused nagu nimed, et seal me nagu võib-olla lasime seda protsessi natukene liiga nagu paindlikuks, sest alati saab, ütleme, tähtaja panna järgmiseks nädalaks või ülehomseks. Ja täna ma tagantjärgi vaadates ma paneks neid pigem ülehomseks kui järgmiseks nädalaks. Et siis nagu et see alguse, kogu see kontseptsiooni kokkuleppimise protsess, mis sisuliselt kulges augustini, seadis väga suure pinge sellesse viimasesse siis elluviidavasse perioodi. Ja see oli lihtsalt see, et seal oleks saanud inimesi paremini hoida, kui see oleks enne suurt suve, ütleme paar kuud varem, enne suvepuhkusi see protsess läbi olnud. Inimesed oleks tervemana väljunud. Siis natuke see suvepuhkuste periood siis ei mänginud niimoodi hästi kätte. Just. Okay. Kas lõite ettevõtte siseselt ka orgaaniliselt pidevalt update jagava siseveebi või mis muud või keskendusite igakuistele koosolekutele ja seal antavale ülevaatele? Jah, see oli tõepoolest eelkõige siis läbi siis kokkuvõtete ja siis nende kuukoosolekute, et me sellist ühtset siseveebi protsessi käigus ei loonud. Küll aga need info oli postitatud kõigis 3 ettevõttes siis jooksvalt infokanalites. Ja, ma näen, et me hakkame siin teemasid vaikselt kokku tõmbama ja mina nüüd küsiksin oma küsimuse, et mida sa ise soovitaksid teistele muudatuste juhtidele või nendele, kes juhivad muutusi või algatavad neid? No ma kindlasti soovitaks see muudatuste protsess hästi läbi mõelda, et see, millest me siin täna ka rääkisime, et selline, ma ei teagi, mis see Project Charteri eestikeelne hea nimi oleks, kuna meil käis töö inglise keeles, kuna meil oli ka Leedu organisatsioon pool, et siis nii-öelda sihuke projekti lähteülesanne ja muudatuse platvorm, siis eesti keeles on ju, need 2 koos. Ja just nimelt koos, mitte eraldi, me lõimegi nad nagu koos üheks dokumendiks ja moodustavad sellise orgaanilise ja tugeva aluse. Et see on selline osa, millega saab reeglina alustada üsna vara. Et kui ka isegi juba võib-olla selline projekt on alles kujunemise järgus, siis seda saab juba looma hakata. Ja loomulikult siis selles ikkagi teadlik, et minul isiklikult see Atkari mudel väga meeldis, läbi selle me suutsime tegelikult luua ühtse raamistiku läbi selle 9 workstreami. Vabandust, et ma arvan, et ilma selleta me oleks ilmselt majandanud neid projekti töövoogusi väga erineva teadlikkusega.
ja seal oleks kindlasti olnud tagasilöök inimeste kaasamises. Ja, et korralik ettevalmistus, läbi mõelda, projekti juhtimine, muudatuste juhtimine kohe alguses siis omavahel ühendada. Just. Sa mainisid enne, Ivo, et teil oli selline roll ka nagu change champion või muudatuse juht tegelikult lisaks sinu siis kui sellise sponsori tugeva eestvedaja rollile, et mis ta tegi tegelikult või kuidas ta sind toetas ja miks selline roll võiks olla sellistes mastaapsetes projektides vajalik või mis on nägemus? Jaa, me tõesti koolitasime ühe oma kolleegi siis muudatuste juhtimis siis ja see roll, mida ta kandis, oli see, et ta toetas siis workstream'ide juhte ja siis ta tegi ka meie siis nii-öelda juhtgrupis ka neid samu viis läbi ka organisatsioonis laiemalt siis seda riskihindamise töötubasi, tegi siis ka siis seda valmisoleku hindamist. Nii et ehk siis planeerimises oli abiks workstreamidele, hindamise nii-öelda staatuse hindamisel ja siis ka siis üksikute protsesside läbiviijana nagu risk management'i protsessi läbiviijana hoidis kandvat rolli. Eks seal mul olid isiklikud huvid ka, et ühelt poolt see, et meil oleks teadlik inimene, teiselt poolt see, et sellega nagu siiski enda koormust jagada kellegiga, kes on kogu selles mudelis siis nagu veel paremini kodus kui mina ise. Ja tänane rekordküsimuste arvu esitaja Maia Sokk küsis küsimus, et kas see oli põhitöö või muu töö kõrvalt sellel muudatuse juhil, et kui palju ta oma tööajast siis sellel pühendas? Tal oli, tegemist on meil advisory konsultandiga, et eks tal olid muid nii-öelda kliendiprojekte ka, et ma arvan, et see oli kuskil selline, ma hindaks neljandik võib-olla kriitilisel perioodil 3/4 kuni 4 tema tööajast. No nii, projekti osas praegu selle muudatuse osas küsimusi ei ole, siin on üks küsimus, mida kõige esimesena küsiti, et see on selline juhiks olemise küsimus, et mis on viimase 10 aasta jooksul muutunud, suuremad taipamised, millega juhina tuleb tegeleda ja kuidas üldse juhina tegutseda? Seal oli päris palju küsimusi korraga sees, et võib-olla, ma ei tea, alustaks siis võib-olla sellest sealt tagant, et kuidas juhina tegutseda, et siin on võib-olla kõige lihtsam vastus on see, et ma ise olen nagu juhtimist vaadanud läbi sellise 3 suure tüki ja kunagi ka siis organisatsioonis selle põhjalt nii-öelda juhtide nii-öelda arenguprogrammi loonud, et kõik algab, ma nimetan seda praktiliseks psühholoogiaks, alates sellest, et mis on minu valmisolek juhtida, raskete teemadega tegeleda, kust tuleb energia, kõik sellised nagu alusküsimused, sest rasketel hetkedel on ju, kui unetunde kipub napiks jääma, siis võivad sellised küsimused, sellistes küsimustes teadlikkus olla väga suureks abiks. Teine pool on inimeste juhtimine, ehk siis kuidas me kaasame inimesi, kuidas me usaldame inimesi ja loome keskkonna, kus siis inimesed saavad päriselt teha seda, milles nad on head. Ja kolmas on siis protsesside juhtimine ehk elluviimine, et kuidas me paneme asjad järjekorda ja mis on need metoodikad kaasa arvatud siis ka muudatuste juhtimise metoodikat, kuidas me siis asju edukalt lõpule viime, kuigi seal on väga palju ka inimeste juhtimise elementi. Nii et vaatan juhtimist läbi sellise 3 suure ploki. Issand, aita nüüd, mis seal veel küsimuse sees oli? No sa üsna hästi vastasid ära, aga et mis on 10 aasta jooksul muutunud, nii-öelda, et milline see juhtimise väljakutse täna on, aga noh, ma arvan, et
no minu jaoks ütleme, et no juhtide arengus kindlasti see väljakutse sisuliselt on ju liigub ajas, liigub operatiivsemaks, strateegilisemaks, et ma arvan, et see on niisugune klassikaline, et kui juhid arenevad, ise vaatan ka juhtimise arengut sellises 5-astmelises skaalas, et tavaliselt alati sisenetakse sinna sellise highly efficient individualina, et milleski ollakse head, mille pärast saadakse juhiks. Ja siis sealt tekib järgmine tase, sinust saab nagu tiimimängija ja tiimi eestvedaja, 3. taseme juhid on minu jaoks need, kes garanteerivad, et ükskõik, kas väljas sajab nagu vihma või paistab ilus päike, igal juhul teevad ära oma tulemuse. Ja 4. tase on juba need, kes kaasavad inimesi ja kasvatavad nii-öelda, on siis nii-öelda liidrid, kes toodavad järgnevaid liidreid. Ja 5. taseme juhid on siis visioonijuhid, et kellele järgnetakse sellepärast, et see visioon on nii tugev, et see ei ole minu välja mõeldud, see on 2 juhtimismõtleja kontseptsioonist kokku pandud arusaamine, et siis John Maxwell ja Jim Collinsi nii-öelda ideedest. Väga ilusad lõpusõnad siia ja ülevaade juhtimisest. Minu andmetel siin chatis vist rohkem küsimusi ei ole, millele peaks vastama. Mis sa arvad, Eke, kas tõmbame otsad kokku? Võib-olla on Ivo sul küsimus osalejatele, sa võid julgelt selle öelda ja me kogume need küsimused chatis, aga sa ei pea. Lihtsalt viskan sulle palli, et kui sul on midagi, mis sind huvitab. Ja mida ma viimasel ajal olen palju küsinud, on see, et kas oma organisatsioonis või ka isiklikult, et mis on see, millest te unistate ja milline peaks olema see protsess, kuidas see unistus muudatusena päriselt ellu viia. Et selle peale julgustan mõtlema. Teeme unistused teoks. Teeme unistused teoks. Väga head suured küsimused ja ma olen täiesti kindel, et tänased osalejad ühe või teise või õige mitu mõtet siit võtavad ja põnevad väga väärtuslikud visuaalid ja hea dialoog, et minu jaoks jäi kõlama 3 mõtet, Liis, sa kohe täiendad, et tuleb teha valikuid, mis on skoobis. Ma arvan, et see on hästi hea sõnum, et olukorras, kus meil on enamik organisatsioone muudatustest küllastunud ja juhtide laual on rohkem ja rohkem, et see valikute teema, mida sa hästi lahkasid, siis tegelikult, et see ei oleks ainult organisatsiooni võiduprojekt, et siin hoida siis meeles seda what's in it for me ja inimeste kasu ja teha sellega pidevalt tööd ja meenutada, tulla selle juurde tagasi tegelikult, nagu sa välja tõid kenasti. Ja 3. et iga kuu luua selles pikema muudatuse protsessi ikkagi selgust. Nagu sa ütlesid, et see on midagi, mida te tegite teadlikult iga kuu, on nendeks siis need heartbeat'id, see mõõtmine või siis sponsori suure pildi, nende sõnumite meenutamine, et see on veel kord näide sellest, et tegelikult see ei ole juhus, kas omaksvõtt juhtub või mitte. See on väga teadlik juhtide töö, mida saab planeerida, kavandada ja juhtida, nii et suur aitäh, Ivo, jõudu Oiksja grupile ja sulle suurteks tegudeks, jätkuvateks suurteks tegudeks. Seda juht. Aitäh kutsumast ja edu kõigile. Suur aitäh ja viimasteks sõnadeks väga hästi Eke kokku võetud tegelikult väikesed Change Partnersi tegemised ka, et kui te vaatate meie kodulehte, seal on mõned asjad, mis te leiate, et lisaks me oleme ju see poolaasta välja tulnud oma podcast'iga, et kui huvitab veel, et mida Eesti juhid veel muudatuste juhtimisest arvavad, siis www.changepartners.ee, seal on meie podcast'i episoodid ka üleval, ka väga põnevad teemad, mida veel kuulata, kes on nüüd huvitatud muudatuste juhtimise väljaõppes, siis juunis ja augustis teeme sertifitseerimisi rahvusvahelisi ja endiselt tegeleme ka muudatuste nõustamise ja muudatuste kiirendamisega. Nii et kui on huvi, meie oleme olemas ja Change Partnersi koduleht samamoodi. Aga suur aitäh tänase eest, aitäh kuulamast, aitäh aktiivselt kaasa mõtlemast ja tõesti väga-väga huvitav oli, nagu siin ka kommentaarides kirjas on.
kõike Nii paremat. kõige paremat kõigile. Suur tänu.